lähenen mäele, mida mulle täiesti teada olemata põhjusel nimetatakse Prostitute Butte, prostituudi mägi. Ja olen suundumas siis piirkonda Behind the Rocks, mis pidi olema ilus, aga väga kauge ja eraldatud. Jõudsin nüüd mööda põhiteele. Tagant on vähemasti mootorite ääli kuulda, aga kõik teab, kuhu nemad lähevad. Ida peal, mis tundub, et see on sile tee, see on nii auklik ja liivane. Kolm aasta tagusest ajast tuttav koht. Nüüd lähen sinna otse ette, see on 4 tee ristmik. Kaks mootorratast panid mööda. Nii, Behind the Rocks pier siit üles. See mägi, millele ma nüüd lähen, on Hummeri mägi. Just loodis kukli otsa. Võidame siit pooltele ligi, siis on õppara minna, ega see rada on üheks matikute rada. No nii. Palun väga, jätka siis sõitu. Lähen kaldega Hummeri mäe otsa. Peale tõmbame ennast üles. Yes. Saab siit väikese ringi teha, sõita näidata, mis see siit ennast kujutab. Vasalli näed. Ja liivakivi kuklid. Seal ees Prostitute Butte, sealt ma tulin. Ilus, on üleval liiv. Tuleb hoogu hoida, et läbi saaks. Üles. Liiv vaheldub Broken Rockiga ehk katiste kividega. Kui ma siin vaatan, kuidas siin sõidavad motikad ja igasugused džiibid, siis ma ausalt öeldes ei imesta, et teed iga aastaga pöörasemaks lähevad, sest nad ju lõhuvad iga ratta alt. Näed, siis lendab jälle tükke ka motika ratta alt. Seda panevad jälle üles. See on rollercoaster. Oi. No tänan väga. Siit ma küll alla ei hakka sõitma. Näitan igaks juhuks. Ja siit on üks laskumine liiva sisse ja teine laskumine jälle liiva sisse. Oi. Lähenen White Knuckle Hillile, Valge Nuki mäele. See on üks legendaarsemaid nukke. Siit on väga tehniline ja raske laskumine, et kui siit džiibid hakkavad alla minema, siis nad nokk ees lähevad maha ja võt siis on trikk see, et nad maha läksid, siis
tollel hetkel tuleb baasi anda, et muidu juhtub mingi, ma ei tea, mis seal juhtub igal juhul, noh, ma ei ole spetsialist, ma olen lugenud. Aga kõigepealt tuleb siin nüüd väikestest asjadest üle saada, just väikestest. See on väike, see ei ole White Knuckle Hill. On niisama väike laskumine, sisse juhata. White Knuckle Hill peaks tulema siit mõne nendest servadest mööda. Siit laskub ikka veel alla enne, kui jõuab selle põhilaskumisele. Vaatame, siit poolt saab paremini. Magasin maha õige koha, nüüd tuleb tõsta. Vaatame, mis edasi saab. Ma ei olnud eriti hoolikas nii-öelda. I was careless picking my line. On hoolatu trajektoori valimisel. Kui siit valida, siis paljudest kohtadest saab alla sõita. Pead ette niisi planeerima. Vaatame, kas tuleb. Mägi, see on Jeep Road. Kas need tõesti hakkavad nüüd siit alla sõitma, need väikesed masinad? No kui see tõesti nii on, siis on show'd kogu raha eest. I am fine. Need ka ei julge. No siin on nüüd päris suur kogunemine. Mootorratturid ja pagimehed ja... Ja. Ei ole mingi nali siin. Yeah, we'll see. That's, I might have to stop and watch that one. Kõik tahavad sinna aetendist. Nice, Donnie. Võtan eest ära. Okei. Nii. That's fucking deep, dude. I was like, man, if there's cool rocks, I should go down that direction. Yeah. 1.5 rock. Right there. Hey, right there. Come on. Let's get places for it. Yeah. This way. Yeah, you're good. This place is so rad. Kõik tahavad näha seda pulli. Hull magi. That woman trusts her hubby. Yeah, exactly. Either that or she's a kidnapping victim. Nice! Tegi ära, uskumatu. Need on pannud nööri ka taha. Hoiavad kinni. Ma räägin oma eesti keeles peale. I'm speaking in my stolen language here. Oh, I was like, yeah, I'm recording. You know what the problem is? Like, I don't know. Yeah, what is the guy talking about? They're too hard. Yeah. They take too long. And when you get out... Nice! You got it, you good? Yeah, from here you're fine. Yeah! See on nüüd White Knuckle Hilli kergem osa. Mootorratturid, kes olid Rinost, Nevadast, läksid oma teed. Need on Idahost. Päris julm, et nad siit sööndasid sellistega alla tulla. Ikkagi hull mägi. No vaat näha on nüüd, mis toimub.
Widgeti kaarele ja tulevad tagasi toda teed pidi, kust mulgi on plaanis tagasi tulla. Järjekordne raske koht neil. Eelmist takistust ta võttis nii, et olid juba rattad jumala õhus ja tal on veel 3 reisijat peal ka, nii et paagid seina taha tõusule nikerdama, sest ma nägin ees liiva ja sealt nemad lähevad kindlasti kiiremini läbi. No juba tagant kuulda mürinad tulehavadki.
Vaikne kanjon pagi kisaga. Suutsin läbi panna. Olema varsti Bridgeti kanjoni teerist, seal kui olen Voshis. Kui on Vosh? On üks sand, deep sand. Ja siis jälle kindlamale pinnase. Teil olen järele jõudnud. Pagiseltskond sõitis minema. Eest tegime koos varjus, puuvarjus. Mis siin oli 4 tee ristumispaigas. Bridgeti paar paistis üle. Tegime väikese lantsi. Aga no siin oli nüüd üle miili tõusu sellise raskel kivise rajal ja algul suutsin küll nendega kaasa minna, aga siis kui tulid kõrged leeksid vastangud, siis ma loobusin, et kui sa üle punnid, kõik nad läksid oma teed ja kõik on rahulikud ja saadin vaatajaid ka. Ees on siis piirkond, mida mõttes behind the rocks, et seal teisel pool siis kuskil on Moab üle nende kaljude taga ja see on siin siis, kui Moabi pealt vaadata, siis selline lohk, metsik maa ja Lasalli mäed muidugi, need on siin igavesti, kus aga ei vaata sinna Lasallide poole, kogu aeg nad paistavad. Ja praegu on jumala hea lõik. Praegu on tõesti hea lõik. Nüüd on selline liivane ja kivine tee vastu mäge, see on päris pikalt. Ma tean küll seda lõiku eelmisest korrast. No mitte täpselt seda lõiku, aga osa sellest teest. See on uphill battle. Nii, kõigepealt lunchpoti juurest üle 5 kilomeetri vastu mäge. No nii. Ja siis 1,5 miili niinimetatud highly desirable viewpointini. No pagan, see on võimas. Ei hakka üldse tagasi hoidma emotsioone, kirjeldust. Seda asus vaeva ära. See on Cane Creeki kanjon. Võimas. Nüüd hakkan tagasi sõitma oma auto juurde, sinna jääb umbes 15 kilomeetrit. Aga nüüd on vähemasti tuttav tee eelmisest korrast 3 aasta tagusest ajast. Et see on teada ka kvaliteediga, et täitsa normaalne. Õhtused värvid päris ilusad jälle, päike selja tagant. Tuul kergelt jahutamas. Nüüd hakkab suuresti allamäge lõik vähemasti. Et siis enne Prostitute Beauty üks rõve liivane
edasitee kõige rahvim lõik. Ma ei tea, kas mulle tundub niiviisi, aga 3 aasta taguse ajaga on teed palju hullemaks läinud. Aga eks ma ei mäleta ka nii täpselt kõik neid asju. See on ilus vaade siit. Siis siit läheb sõit edasi. Äärtest on alati kindlam minna kui keskelt. Keskel on kõige rohkem neid kive hunnikutes. Ääred on tavaliselt sellised pehmed ja kividest vabaks sellised. Võtame teise äärde. Peaksin jõudma ristmikule, kust algab siis üles tõus, liivane tõus Prostitute Beauty juurde ja sealt jääb veel mingi 5 miili umbes. Ütleme laias laastus just 10 kilti on veel minna. Aga küll on ilusad värvid. Sain üles. Ei pidanudki palju kõndima. Leidsin head trajektooriat, mis pidi siin üles vändata liiva seest. Kasutades ära mingeid kivinukke ja veidikene madalamat liiva kohta ja loomulikult kerget ülekannat. Umbes 2 miili on meil jäänud. Täna jälle pikk päev. Väljas tuleb peaaegu 7 tundi. Kilometraaži tuleb üle 50 kilomeetri. Nii, kohal, hurraa! 7 tundi ja 3 minutit, 32,23 miili tehtud.